Tänane piiblitekst võttis mind kodus kokalt sõbrama. Mille pärast? Sellepärast, et see tekst on Markuse evangeeliumist ja palju lakoonilisem näiteks kui Luuka evangeeliumis, kus Jeesus kutsub esimesed jüngrid. Ja mul oli kiusatus võtta see tekst ikka sealt, kus on pikem, et kus lugu ise jutustab ennast rohkem lahti. Ja ma vaevu suutsin sellest kiusatusest hoitu saada. Üldiselt on hea, kui me elus ei lähe kergema vastupanu teed. Ja see tekst ise kõlab nõnda. Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitvat. Nad olid kalurid. Ja Jeesus ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebeduse poega Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas. Ja ta kutsus nad otsekohe ja nemad jätsid oma isa Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära. Aamen. Täna sai juba korra nimetatud, et on Pauluse pöördumise päev, kus on kohane meenutada, et just temast sai paganate apostel. Ent ometigi räägib tänase päeva evangeeliumi tekst sellest, kuidas Jeesus oma esimesed jüngrid kutsub. Jäägem siis selle juurde. Teame, et nendest Jeesuse esimestest õpilastest said apostlid. Kes on apostel? See on keegi, kes Jeesus isiklikult oli kutsunud ja kes pidi olema tema esindaja või saadik. See tähendab see, kellel on täis voli kõnelda tema asemel ja anda edasi tema sõnu ja õpetust. Apostlite kohta ütles Jeesus, kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind. Kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Jeesuse poolt öeldud pidi kantama üle terve maailma. Apostli sõnadele tuginemine on kristlaskonna osa täna. Sellepärast on ikka ja jälle põhjust meenutada, kes nad olid, millised nad olid ja mida nad kuulutasid. Täna loetud tekstist kohtume mõnede Jeesuse esimeste õpilastega. Siimon Peetruse, tema venna Andrease ja vendade Jaakobuse ja Johannesega. Jeesuse esimesed jüngrid pidid olema väga huvitatud Jeesuse sõnadest, sest Peetrus ja Andres jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid temale. Jeesuse kutse peale tegid sedasama ka Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes. Mis oli siis see põhjus, miks nad olid valmis kohe Jeesusele järgnema? Miks nad võtsid Jeesuse sõnu nii tõsiselt? On päris selge, et
Markuse evangeeliumit lugedes me sellele ammendavat vastust ei saa. Kuid suure tõenäosusega oli nad kuulda saanud Jeesuse kuulutusest, mis sellele sündmusele eelnes. Ja mida siis Markuse evangeeliumis edasi antakse selliste sõnadega. Need on Jeesuse sõnad. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Need on sõnad, mis meenutavad ristija Johannese sõnumit. Aga mis oli ikkagi see evangeelium, see rõõmusõnum, sõnad, mida Jeesus kuulutas ja mille pärast tasus meelt parandada? Üksikasjaliselt me siin seda ju ei näe. Kuid osa vastusest on kindlasti sellest, et mida tegi ristija Johannes. Ta kuulutas meeleparandusristimist pattude andeks saamiseks. Küllap meil ka täna, nii nagu inimestel toona, oli vaja kergendust, uut hingamist issandas. Ja sellepärast oli sellel sõnumil väga suur kaal. Ja teine pool, mida me siit kindlasti ka välja loeme, on Jeesuse sõnad, Jumala riik on lähedal. Need sõnad, Jumala riik on lähedal, panid mind kodus sügavalt mõtlema. Kui lähedal on siis Jumala riik minule? See küsimus võiks kõlada ka teie südames. Pisut teemast kõrvale põigates võiks öelda, et on ikka saanud inimesed Jumala sõnas puudutatud väga ootamatult. Võime mõelda templisulastele, kes saadeti kord välja selleks, et Jeesust kinni võtta. Kuid nad ei suutnud seda teha. Miks siis? Sellepärast, et Jeesuse sõnadel oli nendele väga eriline mõju. Selline mõju, et nad pidid koguni ütlema nendele, kes nad teele olid läkitanud. Ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene. Jeesus kõnetas tookord ja kõnetab ka täna inimesi täiesti teisel viisil kui teised inimesed. Kui Jeesus kuulutas, siis oli kindlasti neid, kes tema jutustusest või kõnest või jutlusest või sõnumist vaimustusse sattusid. Sattusid vaimustusse ja hiljem läksid rahulikult oma koju oma tegemiste juurde. Vaimustus jahtus. Oli väike hulgake neid, kes Jeesuse sõnumist niimoodi puudutatud said, et see kuulutus langes, see seeme langes heale põllumaale, juurdus ja hakkas vilja kandma. Küllap sellepärast ei peaks me ka heituma täna, kui me inimestele tunnistame Jeesusest, tema armastusest meie vastu, kannatamisest meie pärast.
ja seda tühiseks peetakse. Ikka on see nii olnud varemgi. See ei ole midagi uut ja sellepärast ei pea meie oma rõõmu ja julgust issandast kaotama. Algul on ju sageli nii, et kui me usule tuleme, me oleme millestki heast osa saanud, siis me tahame seda kõigiga jagada. Kõigiga. Ja siis me oleme julged rääkima, tunnistama. Aga kui me oleme usuteed mõnda aega käinud, mis siis juhtub? Sageli me enam nii palju ei tunnista. Kas rõõm on väiksemaks jäänud või on Jumal pisemaks saanud? Või mis on meiega toimunud? Jumal tahab, et me oleksime rõõmsad kristlased. Tuletan siinkohal meelde ühte Psaltri psalmi 5. või 12. nüüd on juba asjad sassi ajus. Tähendab 5. laulu 12. salmi. Aga rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaika otsivad. Igavesti hõisaku nad, sest et sina kaitsed neid ja ilutsegu sinus need, kes armastavad sinu nime. Ei ole öeldud, et pead käima kuskil mööda tagatreppe või olema oma usu väljanäitamisel kuidagi häbelik või aga meil on ju elus raskused. Kuidas siis nendega on? Kus see rõõm siis alati võtta on? Või küsime niimoodi, et mille üle võiks rõõm tunda? Küllap kõige üle, mis on hästi või mis on tore ja Jumalale meeldiv. Olgu see minu pärast kas või rõõm sellest kaunist ilmast või siis usukaaslase naeratav nägu või lihtsalt tänaval mööduja lahke pilk. Ometi on põhjust järele mõelda, kui lähedane on mulle Jumala riik. Kas ma saan rõõmustada sellest, et mu patud on mulle andeks antud ja ma tean oma ülesannet vaimulikult põllul? Kui nende asjade teadmine annab meile teatava kindluse. Kui aga inimene mingisel põhjusel hakkab kuulama ja lugema Jumala sõna, siis on alati nõnda, et kõigepealt haakub ta sellega, mida öeldakse selle kohta, mida me tegema peame. Tegema peame või siis mida tegemata jätma peame. Me peame armastama Jumalat, valvetama, koguduses käima, valetamise ja ebaaususega lõpparve tegema, kaasinimesi armastama ja nii edasi ja nii edasi. Teisisõnu, kui inimene tuleb usu juurde, siis juhtub sageli see, et ta hakkab huvi tundma eriti selle osa vastu, mis puudutab seadust, mis puudutab käsku. Kui nüüd on mõnda aega siis usuteid rännatud, tuleb varem või hiljem mõni tõlpinud, rusutud ja kuulunud jünger, kes hakkab mõtlema ka päris allaandmise peale. Miks?
sellepärast, et need ootused, mis olid tekkinud, pole kõik kaugeltki täide läinud. Ei palve ega inimesena paremaks saamise üritamised, millele pühendatud sai, pole õnnestunud. Miks see ei toimi? Sellepärast, et Jumalale lähenetakse valest küljest, käsu ja tegude kaudu. Ja selles osas ei saa meid Jumal väga palju aidata, sest see lähenemistee ei ole päris õige. Kui tähtis ka Jumala seadus pole, peame mõistma, et see ei vii meid Jumala rahu ja päästeni. Vastupidi, käsk ainult süüdistab meid ja mõistab kohut ja näitab meile, kui kaugel me Jumalast tegelikult oleme. Mis on Jeesuse sõnum sellises olukorras viibijale? Ta ütleb näiteks, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tsiteerin Jeesuse sõnu Johannese evangeeliumi 14. peatükist. Kõigepealt, kui te armastate mind. Ja teiseks, kas see püha vaim, see lohutaja, leiab teis maad piisavalt tegutseda? Kas ta juhib teid? Kas ta innustab teid palvele? See, mis teid tegelikult muudab, on isiklik lähedane suhe Jeesuse Kristusega. Toomas, kes segaduses oli, küsis kord, Issand, ma ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Mille peale Jeesus kostis, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui me tahame olla Jeesuse õpilased, peame mõistma, et tõde elust koos Jumalaga ei lähtu meist, vaid tuleb Jumalalt ja Jeesuselt. See on läkitatud, et me kuulaksime teda, õpime temast. Tema ei pea meilt õppima ja tegema, nagu meie tahame. Meie häda ongi selles, et kui me palvetame, siis me mõtleme, et sageli, et Jumal peab ikka tegema, mis ma ju palvetasin. Ja siis, kui läheb teisiti, siis on kuidagi kitsas käes. Palju on neid, kes otseselt Jeesust ei hülga, kuid nad on teda muutnud kellekski teiseks oma mõtetes. Ja selliseks, nagu see neile sobib. Kuid sellisel juhul ei ole ju tegu Jeesusega. Me peame iseennast kontrollima, kas meie arusaamine Jeesusest on ikka piibellik. Isegi siis, kui me oleme päris pikka aega usuteed rännanud. Tuletame ka apostel Paulust meelde, sest täna on ju selleks ometigi põhjust. See erakordne pöördumine, mis Pauluse juures aset leidis, võib-olla me vajame meiegi midagi sellist. Selle tõttu on hea lugeda ka täna seda teksti, mida apostel Paulus kirjutas oma usupojale
Timoteosele, 1. Timoteose kirjas. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesuses on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Kuid minu peale on ta halastanud sellepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind eeskujuks tuueks neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu. Aga ajastute kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Kui me nüüd pöördume tagasi selle teksti juurde, mida algusest lugesime, järgnege mulle ja ma teen teist inimeste püüdjad, siis meie oleme täna palju paremas olukorras, kui olid need jüngrid. Nad ei olnud tollel hetkel veel näinud ega kuulnud Jeesuse imedest. Olid näinud ainult või kuulda saanud mõnest õpetusest ja ometi võtsid nad Jeesust järgida. Meie, kes me tunneme suuri imetähti, mida Jeesus tegi, oleme palju paremas seisus. Ja ometi, kui Jeesus täna sulle ütleb, tule ja järgi mind, siis kas sa teed seda? Kui sa teed seda, siis Jumal tahab sind rohkesti õnnistada. Kui sa aga kahtled, kuhu pead minema, siis võid sa Toomase kombel küsida, issand, ma ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me võime siis teed leida. Ja Jeesus annab sulle vastuse, nii nagu ta andis Toomale. Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Aamen.